Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka lendas 27. augustil õhtul kiirkorras Moskvasse. Kohtumine Vladimir Putiniga on kavandatud laupäevale, 29. augustile pärastlõunaks. Ja just see Lukašenka vaikne ja ootamatu visiit Moskvasse tekitab üha rohkem ärevust. See toimub ju vaid 2 päeva pärast seda, kui Moskvas veetis peaaegu 10 tundi USA keskluuragentuuri direktor John Ratcliffe. Samal ajal selgub, et Valgevene on juba mitu kuud ehitanud sõjalist infrastruktuuri otse Ukraina viiride lähedal. Vene sõjaväelased ähvardavad alla tulistada NATO luurelennukeid. Ja täna uppus Rumeenia rannikul kaubalaev pärast droonirünnakut. Ja see kõik näebki välja täpselt nagu ettevalmistus selleks, millest me rääkisime ja mille eest USA luure hoiatas. Venemaa valmistab koos Valgevenega ette provokatsiooni NATO riikide vastu. Aga on ka teine seletus. Vladimir Putin tundis, et Donald Trump on temaga taas kontakti võtnud. Ja seetõttu suurendab ta järsult bluffi, et välja kaubelda paremaid positsioone läbirääkimistel. Ja selle bluffi jaoks on Lukašenka talle väga vajalik. Vaatame, mis tegelikult peitub Lukašenka Moskva visiidi taga ja mida Kreml praegu plaanib. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Alustame siis Aleksandr Lukašenka Moskva visiidist. Nagu teada, 27. augustil hilisõhtul lahkus ta järsku ja lendas Vladimir Putini kutsel Venemaale, et midagi omavahel arutada. Visiidi ametlik päevakord, tsiteerin, kahepoolse koostöö põhisuunad, aktuaalsed piirkondlikud ja rahvusvahelised päevakorra küsimused ning samuti julgeoleku tagamine. Eraldi on planeeritud Lukašenka kohtumine Venemaa peaministri Mishustiniga. Arutatakse kaubandus, majandus ja investeerimiskoostööd. Viimane silmast silma kohtumine 2 diktaatori Putini ja Lukašenka vahel toimus Valdais, sõna otseses mõttes 27. kuni 28. juunil. See tähendab, et praegune visiit ei ole rutiinne, vaid siiski erakorraline, kiireloomuline, mis lisati ajakavasse kohe pärast CIA direktori visiiti Moskvasse. Just see ootamatus tekitabki ärevust. Ja nüüd ilmusid uued üksikasjad selle visiidi kohta. CIA direktori John Ratcliffe'i visiit Moskvasse, mida me pole veel arutanud. Vene Föderatsiooni välisluureteenistuse direktor Sergei Narõškin kinnitas isiklikult kohtumist oma Ameerika kolleegiga, kuid esitles seda võimalikult argiselt. Et see olevat lihtsalt tööalane kohtumine. Ta täpsustas, et pooled arutasid mitmeid küsimusi, mis kuuluvad luureteenistuste pädevusse, kuid keeldus sisu avaldamast, nimetades seda valdkonda delikaatseks. Kõnekas on ka detail visiidi kestuse kohta, sest John Ratcliffe veetis Moskvas peaaegu 10 tundi. Aga see ei olnud mingi lühike protokolliline kohtumine, vaid täisväärtuslik tööpäev läbirääkimisi. See tähendab, et ta ei tulnud lihtsalt kohale, ei andnud midagi üle ja ei lahkunud kohe. Ei, 10 tundi. Ja nüüd hakkavad venelased juba tekitama infomüra CIA direktori visiidi ümber. Ja nad hakkavad looma oma infoteooriaid selle kohta, mida Ratcliffe arutas venelastega Moskvas. Ja siin on teile katsevik pea peale pöörata. Ma ei hakka nimetama, millised, aga Vene propagandistid juba kirjutavad, et väidetavalt pidi John Ratcliffe isiklikult saama Venemaa poolelt garantiid, et NATO poolse provokatsiooni korral Kaliningradi vastu, näiteks sissetungi või massiivse rünnaku korral Kaliningradi oblastile, Venemaa ei vaheta vastuseks taktikat, ta avab Suwalki koridori, see on ainus NATO maismaa ühendus Balti riikidega. See kõlab nagu täielik jama. Ehk siis vaadake, Vene propaganda levitab juttu, et justkui CIA direktor John Ratcliffe lendab kohale ja ütleb Narõškinile ja sellele Pastrõkinile, kui ma õigesti aru sain, Portnikovile. Ütleb neile mõlemale, et kuulge, me plaanime siin rünnata Kaliningradi. Me plaanime rünnata Kaliningradi oblastit. Ja teie palun, ärge sulgege meile selle eest Suwalki koridori. Andke meile garantii, et kui me ründame, siis teie ei sulge. See kõlab absurdina, aga asi on selles, et selliseid sõnumeid juba sisendatakse venelastele, et NATO valmistub esimesena ründama. Nagu vaadake, Ratcliffe isegi lendas kohale, et saada mingisuguseid garantiisid.
ja just informatsiooniline pool on siin oluline. Lukašenka visiit Moskvasse on tõesti seotud sõjaga, aga eelkõige on see infosõjast. Mulle tundub, et Lukašenka ei nõustu andma oma territooriumi Ukraina või Balti riikide ründamiseks seni, kuni teda toetab Hiina. Ja Hiina toetab teda, sest ei maksa arvata, et Lukašenka niisama pärast Moskva visiite peaaegu alati lendab edasi Pekingisse ja kohtub seal Xi Jinpingiga. Aga taustal, kus levib info agressiooni ettevalmistamisest ühe Balti riigi vastu, mille pärast Redcliffe Moskvasse tuligi, hakkab Lukašenka visiit mängima kõrvalvaatleja jaoks uutes värvides. Nagu et näete, just nüüd see ettevalmistus algaski. Pärast seda Lukašenka visiiti Moskvasse ilmub vältimatult hulvaliselt uusi vandenõuteooriaid, mida hakkavad levitama Vene allikad ja Vene propaganda. Ja jumal hoidku, et Ukraina meedia seda üle võtaks. Ja ärevuse tase Euroopas tõuseb kindlasti järsult. Kõik see toimub Vene lennukite õhuruumi rikkumiste taustal, NATO õhuruumi sissetungide ja piirkonna territoriaalvetes olevate laevade vastu suunatud rünnakute taustal. Vladimir Putinil on praegu Euroopas vaja hüsteeriat, kuid talle on palju olulisem midagi muud. Et Donald Trump, kes on juba kontakti loonud Redcliffe'i visiidi kaudu, naaseks selle sama Anchorage'i vaimu juurde, kui Putin ja Trump saavad omavahel kahekesi arutada Ukraina saatust. Sellel infogenetilisel operatsioonil on selged ajaraamid. Need on vahevalimised Ameerika Ühendriikides. Rünnata enne valimisi tähendaks Donald Trumpi ja vabariikliku partei reitingute põhjalaskmist, tagades talle kaotuse nii kongressis kui ka senatis. See tähendab, et ta oleks täielikult läbi kukkunud. Seetõttu Vladimir Putin nagu saadab Donald Trumpile signaali, et kuule, ma ei alusta sõda NATO vastu enne valimisi, enne novembrit, aga sa oled mulle selle eest midagi võlgu. Kui sa ei anna, siis ma korraldan provokatsiooni ja sinu. Reitingud kukuvad just enne valimisi. Ukraina ja eriti Kiievi pommitamise järsk kasv on samuti osa samast operatsioonist. Putinile on oluline halvendada elanikkonna moraalset ja psühholoogilist seisundit, murda vastupanu tahe ning samal ajal püüda saavutada pommitamiste lõpetamist maksimaalsete järeleandmiste hinnaga. Siiski valmistutakse Valgevenes sõjaks mitte ainult sõnades. Homieli oblastis ja Kimovka küla juures ehitatakse uue sõjaväepolügooni raudteeinfrastruktuuri. 37. eraldi erioperatsioonide brigaadi baasi kõrval tellijaks on Sõjaprojekti instituut. Objekti ametlik nimetus on polügooni ehitus Homieli oblastis. Projekt näeb ette eraldi harutee 60 vagoni jaoks ning kaubarambi koos kaldteega, et ratastega ja roomikutega tehnikat saaks kiiresti maha laadida otse sõjaväerongidelt. Juunis lõpetati juba osa uue sõjaväelinnaku objektide ehitus. Praegu paigaldatakse rööpaid, mis viivad otse kuhu? Loomulikult Venemaale. Ja siin on ka kinnitus minu teesi teisele osale õhuruumi rikkumistest ja rünnakutest laevade pihta. Need avalduvad just viimastel päevadel. 25. augustil teatas Venemaa allikas, et Venemaa hävitajad tulistavad NATO luurelennukid kohe alla, kui need rikuvad õhuruumi või territoriaalvett ja keelduvad allumast. Ta lisas, et Venemaa on valmis tegema nii, et pool Euroopat lakkab eksisteerimast otsese agressiooni korral. Põhjuseks olid 3 NATO luurelennukit, mis märgati 19. augustil Venemaa piiride lähedal. Ja veel varem, 16. augustil tulistas Hispaania hävitaja F-18 NATO õhupolitsei missiooni raames alla Rumeenia kohal drooni, mis lendas sisse Moldova poolt. Aga Moldovasse lendas see muidugi Venemaalt. See tähendab, et Venemaa juba proovib NATO otsustavust oma rünnakute ja õhuruumi rikkumistega. See tähendab, et ta on juba ilmselgelt, ta provotseerib Euroopat maksimaalselt ja vaatab, kuidas Euroopa reageerib. Lisaks täna, 28. augustil, süttis ja uppus pärast lööki kaubalaev Progress 4 Rumeenia erimajandusvööndis Mustal merel. Kes ja miks selle löögi andis, pole seni, nagu Rumeenias öeldakse, teada. Rumeenia võimud teatasid, et koos NATO liitlastega säilitavad nad valvsuse, et kaitsta riiki ja tõrjuda selliseid provokatsioone. Aga pärast terve rea Venemaa droonirünnakuid Rumeenia vastu ei jää üldse küsimust, kes selle taga on. Kokkuvõte. Lukašenka kiireloomuline kutsumine Moskvasse ei toimu isoleeritult, vaid mitme paralleelse survejoone taustal.
see on reaalse sõjalise platsdarmi rajamine Ukraina piiri äärde Valgevene territooriumile. Ähvardused NATO lennukeid alla tulistada, seletamatu rünnak Rumeenia majandusvööndis asuvale laevale ja delikaatne lõpuni avalikustamata CIA direktori visiit Moskvasse. Siiski ei ole see ettevalmistus koheseks rünnakuks, vaid infopsühholoogiline operatsioon, millel on selged ajaraamid kuni Ameerika valimisteni. Kus eesmärgiks ei ole niivõrd reaalne sõda, kuivõrd esiteks hüsteeria ja hirm Euroopas ning surve Trumpile, mis suudaks teda tagasi tuua läbirääkimiste positsioonile, mis on kasulik just Kremlile. Ja siin saab Moskva väga lihtsalt manipuleerida Ameerika Ühendriikide valimiste teemaga. Siin panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!